sest ilma kileta me elada vist ei saa. Jah, ei saa. Või me ei oska enam või ütleme niimoodi, et kile on selles mõttes, või ütleme üldse plastik on väga heade omadustega materjal. Ta on kerge, kile põhi, ütleme, kui me räägime toiduainetööstusest, siis põhiliselt kile annab toidule pikemat säilivusaeg. Aga kas on ka mõni selline näidis, mis näiteks samasuguse rullina viskada ka metsa alla hunniku vaikselt, põgened ise ära ja seal ta ära laguneb, pudiseb laiali. Kas on ka mõni selline kaasaegne moodne materjal olemas? Vot siin kohal tuleb kohe siis eksiarvamus nagu murda, et pakendite puhul isegi kui nad on nii-öelda biolagunevad või siis komposteeritavad, ei ole sellist momenti, et sa nagu viskad metsa alla ja siis ta sealt haihtub. Selleks on vaja kindlaid tingimusi. Tähendab seda, et ka teie kodukompostris peaks olema keskmine temperatuur aastaringselt 25 kraadi. Probleem nende biolagunevate puhul on see, et tegelikult ei ole tööstuslikke komposteerimisjaamu. Et meile teadaolevalt üks asub Saksamaal, aga meie piirkonnas põhimõtteliselt neid ei eksisteeri. Meie kogu arendustegevus on suunatud sellele, et pakendid oleksid loodud siis sellise struktuuriga, et neid on võimalik taas kasutada, sest põhiprobleem pakendite puhul on see, et nad on kokku pandud erinevatest polümeeridest, erinevatest materjalikihtidest ja kui nad on erinevate omadustega, need materjalikihid, siis see sorteerimisjaam ei tea, millisesse hunnikusse see pakend panna. Aga millest siuke rull sünnib? Mis aineid te, kust te neid polümeere nii-öelda võtate? Meie ostame polümeere sisse. Ja milline näeb välja üks polümeer? Lähme vaatame. Lähme vaatame. Rohelistes konteinerites võiks arvata, et siin on mingi sodi tootmisjäägid, aga vastupidi, voilà. Tegemist on siis ühe lisandiga, mis pannakse sisse kilesse, selleks, et kile omadusi parandada. Ja kus see siis sisestatakse see graanul? Me saame minna sinna lähedusse. Tervitus, mina Marko. Tervist, mina Taavi. Taavi, mis ametipeal sa siin tehases oled? Siin tehases olen tootearendusjuht ja vastutan siis uute projektide, uute kilede ja muude testide eest. Ja siin siis tõmmatakse eelpool nähtud graanulmaterjal masinasse, segatakse kokku, sulatatakse ja pressitakse ülevalt masinast välja kileks. Ja edasi siis juba puhutakse see õhku sisse selleks, et saada õige laius ja tõmmatakse see õigesse paksusesse. See on nagu kilest toru, ma saan aru. Täpselt nii, jah. Et see on mullpuhumismeetod ja sellest toodetakse kilesupp. Siin siis see sinine toru, mis allkorrusel puhuti, see nüüd pressitakse selliseks lindiks, laiaks lindiks, ma saan aru. Jah, täpselt nii. Antud juhul siis on kliendil vaja kahte nii-öelda ühekihilist kilet, mitte kilesukka ja me lõikame servad lahti. Ja selleks siis me lõikame tegelikult ära väikse riba. Ja riba siis hiljem kogutakse kokku ja suunatakse taastöötlemisse. Ja siin oma tehases saate seda riba uuesti sulatada, jah? Täpselt nii. See on kõva kokkuhoid. Ja põhimõtteliselt me regranuleerime nii selle seastusjäätme kui ka küljeriba. Küljeriba tuleb siit ülevalt sisse ja graanul, mis toodetakse, tõmmatakse masina poolt kohe uuesti tagasi dosaatoritesse ja taas kasutatakse. Kui meil on kiled toodetud ja trükitud, siis siin me liimime kaks kihti kokku. Kui me ühele poole masinat vaatame, on meil selline metallik või metalliseeritud kile ja teisel pool masinat, siis veel teisel pool on trükitud kile. Ja kaks tükki me liimime kokku omavahel. Aga miks? Selleks, et saada kindlaid omadusi, näiteks valguse barjäär, gaasibarjäär, trükiefektid ja nii edasi. Mehaanilised omadused vahest. Need kaks kihti, kui on ühest ja samast materjalist, siis ta on võimalik jälle granuleerida. Ja, tegelikult see antud laminaat siin põhimõtteliselt on omavahel sobilik ja sobiks ümber sulatamiseks, aga natukene probleeme valmistab see metalliku kiht, mida siia on peale sadestatud. See on hästi õhuka alumiiniumkiht
ja see nüüd on selline, et teatud seadmetega on see võimalik nii-öelda ümber sulatada. Teatud seadmetega on see natuke problemaatiline, et sõltub tehnoloogia uudsusest ja seadmetest. Nüüd me, Alder, seisame ühe tünni juures ja siia peale on kirjutatud segapakend. Noh, nad on väga erinevad, need pakendid. Ütleme toidupakendid pluss ütleme mingi elektroonika pakend, mingisugune mööblipakend, ma ei tea, mis pakendeid kõiki veel olemas on. Et kas kõik nad tuleb siis toimetada sellesse konteinerisse või kuidas ma vahet teen? Jah, et täna see seadusandluse juures isegi on sorteerimine kohustuslik. Et tegelikult täna, kui sa poest omale, siis kas ostad elektroonikat, toitu, siis selle sama pakendi käitluse ja ringlussevõtu eest sa tegelikult juba tasud seal poes ära. No aga kui me ei sorteeri seda pakendi sisu, pakendi erinevaid komponente, siis kas nad kõik lähevad ühes mingis sulatusahjus kokku või sorteeritakse neid kuskil? No kui sa viskad olmeprügisse, siis ta läheb prügilasse või põletusse. Et kui sa sorteerid ta olmest nii-öelda välja ja tood siis pakendi konteinerisse, siis tegelikult siit võetakse pappi ringlusesse ka circa 60%, plasti 55%. Et siit ikkagi läheb, või isegi rohkem tegelikult, et siit ikkagi läheb ringlusesse see sama materjal, saab uusi tooteid nendest teha. Kas see on piisavalt puhas praegu? See on piisavalt puhas, et peensuseni ei tasu ka minna. Mismoodi ma selle, ütleme, Alma koorese jogurtiga toimin siis? Sellega... Kukun pesema seda harjaga seest või? Ei, päris nii hulluks ei tasu minna, et kui siia nüüd väike törts vett sisse panna ära loputada, siis ta on kõlbulik. Aga kui ma jätan siia põhja väikse lonksu? See ongi suur probleem, et siis kui see masin kokku pressib, siis ta määrib kõik teised pakendid ära ja keegi ei hakka seda enam taaskasutama. No aga kuidas te kõik need omavahel siis ära lahutate, mis trikiga te? No ütleme niimoodi, et teine teisest kõik need erinevad sordid. Jah, et tegelikult plastiga peab ikkagi sorteerimisel väga palju vaeva nägema, et saada sealt kätte siis see materjal, mida kuskil ringlusse võetakse. Aga ütleme niimoodi, et tulevikus ikkagi ma näen, et need plastpakendid liiguvad ikkagi sinna poole, et nad on ikkagi ühe komponentsed ja kõiki pakendeid saaks ikkagi ringlusse võtta. Et vastasel juhul me lihtsalt raiskame oma ressursse arutult. Et kui siin käis läbi ka info mingi aeg, et juulikuuga olime tarbinud juba selle aasta nii-öelda ressursid ära, eks ole, et siis tegelikult on hädavajalik, et kõik, mis me nii-öelda maakoorest võtame, saaks võimalikult kaua elada.